elus teed sa iga päev sadu valikuid. Hääletamine on samuti üks sinu valikutest. Enne kui oma hääle annad, mõtle, keda või mida sa tahad valida. Esiteks, sa võid valida kas inimest või erakonda. Näiteks sa valid kandidaadi, kes tekitab usaldust, kellega tunned, et saad samastuda. Või sul on isiklik kogemus temaga või välja kujunenud arvamus temast. Üksiku kandidaadi väljavalimine põhinebki enamasti selles, kui sümpaatne, usaldatav või kompetentne ta meile isikuna tundub, kui hästi me teda tunneme või arvame teda tundvat. Teisalt võid sa valida erakonda. Võib-olla on sul kujunenud välja erakondlik eelistus. Sa oled just erakonna X valija. Sel juhul on valik lihtne, kuna valikuid on üks. Samas välja kujunenud erakondlik eelistus võib olla tekkinud keskkonnas, kus klassikaaslastega sai koos osaletud erakonna noortetöös või astutud millalgi erakonna liikmeks või olid sinu vanemad vastava erakonna liikmed ja pooldajad. Enne valikut tehes mõtle, keda just sina tahaksid valida. Teiseks, sa võid valida kas varem tehtu või lubaduste järgi. Mineviku järgi valides uuri, mida on see inimene või see erakond varasemalt teinud. Kas nende teod on sulle sümpaatsed, kas nad on teinud seda, mida lubasid? Kuidas nad on käitunud kas koalitsioonis või opositsioonis olles? Võimalusi nii poliitikute kui erakondade seniste tegevustega kurssi viimiseks on väga palju. Samas võid sa valida ka tuleviku järgi, ehk sa valid lubaduste, plaanide ja ideede vahel, mida üks või teine pakub. Millist tulevikku soovid sina Eestile? Milliseid arenguid või valdkondi pead just sina olulisemaks? Kelles näed kõige suuremat potentsiaali? Tihti õpime poliitikat paremini mõistma pigem varasemate tegude kui tulevikulubaduste põhjal. Põhjus on lihtne. Lubada on alati kergem. Samas erakonnad ei luba alati seda, mida nad hiljem teevad ning jätavad hiljem tegemata osa sellest, mida varem lubasid. Sellegipoolest mõtle korraks, kuivõrd oluline on just sinu jaoks seni tehtu versus tulevikulubadused. Siit koorub ka kolmas võimalik valik. Sa valid kas maailmavaate või konkreetsete teemade järgi. Valimisteel tõstatavad erinevad parteid ja kandidaadid erinevaid teemasid. Nad räägivad sellest, mis teemad on nende jaoks olulised ja mida soovitakse järgmiste aastate jooksul saavutada. Nii saadki valida vastavalt oma seisukohale ja eelistusele teemal, millest on kujunenud üks valimiste keskseid teemasid. Kel püsivat maailmavaatelist või erakondlikku eelistust ei ole, langetavad valiku vastavalt seisukohale valimispäevaks tihti just kõige olulisemaks kujunenud teemal. Samas võid sa valida erakonna või kandidaadi ka maailmavaate alusel. See tähendab, et sinu valiku aluseks on selle erakonna üldised väärtused ja arusaamad riigi, majanduse ja ühiskonna toimimise kohta. Konkreetsed teemad, millest ühel või teisel hetkel räägitakse, on tihti sellise laiema maailmavaate peegeldus. Sinu erakonna valik põhineb sel juhul poliitika mõtestamisel suuremas pildis. Raskendavaks asjaoluks on muidugi see, et tänases poliitikas pakuvad pea kõik erakonnad kõigile midagi. Iga erakonna poliitikas on killukesi erinevatest maailmavaadetest. Lisaks nendele võib olla ka paljusid teisi kaalutlusi, mida oma valimisotsuste tegemisel arvesse võtta. Mida enamaid kaalutlusi oma otsuste tegemisel arvesse võtad, seda läbimõeldum see on. Ja lõpetuseks, pea alati meeles. Valima minnes annad sa oma hääle, kuid samas jääb sinu hääl sulle ikkagi alles. Kasuta oma häält julgelt aktiivse kodanikuna erinevates rollides ka valimiste vahelisel perioodil. Räägi, küsi, avalda toetust või ettepanekuid. Sinu hääl loeb. Sinu hääl jääb alati sinuga.